Tere, head kuulajad, vaatajad. Mina olen Mart Mardisalu ja tere tulemast Baltic Agro 30 juubeli podcasti vaatama. Täna keskendume äärmiselt olulisele teemale, milleks on toidujulgeolek ja Eestis kasvatatud toidu väärindamine. Maailm meie ümber muutub pidevalt ning globaalsed kriisid, alates kliimast ja lõpetades geopoliitiliste pingetega, mõjutavad üha enam ka meie toiduga varustatust. Meie saate esimeses osas räägime toidujulgeolekust riikliku julgeoleku kontekstis ja uurime, kuidas viljabörsi hinnakõikumised mõjutavad kogu toidu tarneahelat. Mul on au tervitada sel teemal rääkima ala tõelist eksperti Martin Maanteed. Tere, Martin! Tere, Mart! Tere, kuulajad! Teises saate osas keskendume Eestis kasvatatud toidu väärindamisele ja selle rollile nii kohaliku majanduse kui toidujulgeoleku kasvatamisel. Sel teemal vestlen Scanola esindaja Alo Süvari ning Toiduliidu juhi Sirje Potissepaga. Aga kõigepealt toidujulgeolek ning viljabörsi käitumine. Enne kui me selle juurde jõuame, Martin, tutvusta palun paari sõnaga ennast vaatajale. Mina olen siis Baltic Agroga olnud seotud juba julgelt üle 10 aasta, et olen ka põllumajandussektoris olnud varem, et lapsena samamoodi siis üles kasvanud talus sisuliselt, et suviti teinud väga palju põllutöid, olnud kuivatites tööl aastaid, et sihukest nagu viljamaailma ja seda poolt oleme siis juba nii-öelda väiksest saati endasse kuidagi siis süstinud. Ja Baltic Agros olen siis teinud ka erinevaid töid, et olen olnud müügiesindaja, piirkonna müügiesindaja ja siis pärast seda müügidirektor ja nüüd siis töötan arendusdirektorina ja lisaks siis veel, et nii-öelda aitan levitada ka sihukest viljakauplemise häid tavasid või häid mõtteid põllumeestele, et kas need mõnikord ka lendavad, eks näis, aga üritame sihukest nagu head ka riskijuhtimise mõtteid põllumeestele sisendada. Kohe jõuame sinna, aga alustame baasist, vundamendist. Defineerime, Martin, palun kõigepealt, mis loom on toidujulgeolek ja miks see viimaste aastate kontekstis nii oluline on? Toidujulgeolek on tegelikult väga lihtne defineerida läbi selle, et see on ju toidule ligipääs või kättesaadavus. Et meil on olemas igapäevane toit, mis meil on vaja, ta on ohutu, ta on toitev ja kui sa räägidki sellest, et viimased aastad on sellele rohkem tähelepanu toonud, siis jah, see on nii, sest meil on olnud COVID-i aeg, mis pani meil kõik riigipiirid kinni, kõik tarneahelad läksid täiesti tuksi, kõik seisis viljaladudes, ka midagi ei toimunud sellel hetkel eriti ja mis võib-olla hinna mõttes kõige suuremad mõjurid on andnud, on ikkagi Ukraina-Vene sõda. Kui hästi Eesti sinu hinnangul praegu toidujulgeoleku osas valmis on potentsiaalsete kriiside tõrjumiseks, nendega hakkama saamiseks? Mina arvan, et just hästi on valmis. See on halb öelda, aga tänu nendele kahele sündmusele, mis ma enne mainisin, on see COVID või see Ukraina sõja algus, et see fookus toidu kättesaadavusele ja üldse selle olemasolule meie riigi territooriumil läks väga teravaks, et seda tähelepanu on pööratud sinna rohkem. Meil on Eestis varude keskus, kes siis selle eest vastutab, et meil oleks teatud perioodi peale, kui meil tekib mingi tõsine kriis, et meil on olemas, siis on see siis 2, 3 või 4 või 5 kuu varu, mis iganes nemad neile eesmärgiks on seadnud, et see oleks meil ka siis kohe kättesaadav ja olemas. Riigivaru on midagi sellist, millega tegeleb riik otseselt, sellega teie Baltic Agros ju kokku ei puutu. Jah, et riik teeb oma siis arvestused, plaanid, et kui palju ja kui suur see varu peab olema, mis hetkel ta peab olemas olema, kus kohas seda hoida, kuidas seda hajutada, et see on jah nagu varude keskuse tagada, aga samas on ka näiteks tasub välja tuua ka seda, et varude keskus vastutab ka näiteks kütuse jaotamisest ka Eesti mõttes, kui on tõsine selline kriisiolukord ja seal on samamoodi kindlasti prioritiseeritud näiteks piimafarmid, piimatootjad, teraviljakasvatajad, köögiviljakasvatajad, et neile oleks olemas siis ligipääs energiale, et siis oma tööd viia edasi ja toidu tootmine jätkuks. Just, et selle tee lõpus jõuaks toit ikkagi Eesti inimeste lauale. Aga Martin, kui lubad, räägime nüüd siis viljabörsist ja toiduhindadest. Millised on olnud viimase aasta trendid selles valdkonnas? Trend on see, et kõik on hulluks läinud. Kui lihtne öelda, et ütleme, need hinnakõikumised on läinud nagu niivõrd drastiliseks, et seal ütleme sellist head
noh, ütleme, sul tekib nagu mingil hetkel sihuke trend üles või trend alla, sa saad seda isegi nagu jälgides ja sellega kaasa sõita, aga need muutuvad väga-väga kiiresti, et see volatiilsus on läinud nagu väga suureks. Ja eks viljamaailm ei ole ammu enam puhtalt nõudluspakkumise küsimus, et noh, tegelikult on lihtne loogika, kui sul pakkumist on rohkem, siis hind läheb alla, sest kui nõudlust on vähem. Ja kui vastupidi, siis hind tõuseb. Aga väga palju on tulnud sisse siis kogu seda poliitilist poolt, et kui me võtame näiteks ka viimase, ma ei tea, isegi aasta jagu sündmusi, kus on näiteks Hiina ja USA kaubandussõda, mis ka jällegi siis hindu ühes või teises suunas võib hoobilt mõjutada niivõrd palju, et ühel päeval tehtud hea tehing on sul 2 päeva pärast kahetsed, nii et vähe ei ole. Kas need globaalsed suured muutujad kuidagi muudavad ka meie riiklikku strateegiat toiduvarude osas? Ma arvan, et mitte väga, sest ega kõige kallim kaup on lõpuks see, mida sul ei ole. Et kas sa ostad selle varu endale kuidagi kallilt sisse või odavalt sisse, tähtis on see, et see varu on olemas. Ma arvan, et see on põhiline ja mõtlen lõpuks on ikkagi see, et kui sul seda toitu parasjagu kätte saada pole, siis minna seda kuskilt hankima väga kalli hinna eest, see on nagu kõige hullem üldse, mis saab juhtuda. Aga viljabörsi hinnad Eesti põllumehi ja Eesti toidutootjaid mõjutavad ju otseselt. Absoluutselt iga tööpäevaselt, et viljabörsiga siin põllumehed sõna otseses mõttes materdavad iga tööpäev, et kõik viljahinnad, mis põllumeestele pakutakse, siis iga tööpäevaselt, sest hind muutub tõesti iga päev. Need tulevad meil ikkagi paljuski viljabörsilt, mitte siit, mis me kohapeal saame siin välja mõelda see hinna osas, et kas Eestis on keegi ostja, vaid pigem kõik hinnad me vaatame välisturu baasil ja siis need peegeldame edasi põllumeestele. Kas seal saab ka kuidagi vilja nii-öelda ette teatud hinnaga broneerida, mida me oleme võib-olla muudest valdkondadest kuulnud? Jaa, põllumeestel on täna olemas väga palju riskihajutamise võimalusi. Üks ongi sinu mainitud siis juba ette müümine, et näiteks täna saab ette müüa 2026 saaki, mis on tegelikult talinisuu alles külvati ja suviviljad ju külvatakse alles järgmine kevad. Aga juba täna sa saad tegelikult seda hinda sinna lukku panna, et kui see hind tundub mõistlik, Excelis tundub, et on natuke kasumit ka, siis miks mitte seal juba midagi ära müüa. Ehk siis osad riskid saab niimoodi teadliku käitumisega maandada, mis sest, et järgmine aasta võib tuua võib-olla palju suurema kasumi, aga võib ka kahjumi tuua. Jaa, absoluutselt. Ega see on lõpuks ongi riskide hajutamine ja riskide maandamine, et me ei tea kunagi põllumees ette, milline see aasta tuleb ja ega ka kogenud agronomid on kõik öelnud seda, kes on töötanud sektoris 30 aastat, 40 aastat, nad pole kunagi näinud ühtegi sarnast aastat. Palun selgita võib-olla meie vaatajale kuulele lähemale, kuidas üldse viljabörsi hinnad kujunevad ja miks nad nii volatiilsed ikkagi on? Sa mainisid juba mitu korda ka meie lühidalt kestnud intervjuu ajal, et need muutuvad mitu korda päevas. Jah, ega meil on siis selle hinnakomponent on sisuliselt 2. Üks on siis viljabörsi pool, mis siis paljuski tulebki paika nõudluspakkumise baasil. Ehk siis viljabörsi kaubeldakse, vahet ei ole siis nagu millises suunas, aga seal on siis jällegi, kui on rohkem ostjad, hinnad tõusevad, rohkem müüjad, hinnad langevad, et oleneb kumba pidi see surve parasjagu on, aga mis me börsi puhul peame täna ikkagi väga suuresti sisse arvestama on spekulatiivne raha, et meil on väga paljud inimesed täna turul kaasa löömas, kes ei tea nisust ja odrast ja rapsist mitte midagi, nad pole seda aga ärist teavad, aga nad ei ole seda võib-olla kunagi isegi ühtegi nisutera neid oma elus. Aga teenivad selle pealt palju rohkem raha, kui üks põllumajandustootja suudaks seda üldse võib-olla oma terve elu ja jooksul teenida. Nii et ja teine osa on siis füüsiline kaup. Füüsilise kauba hinnad me saame iga päev siis erinevalt kokku ostetud globaalselt. Näiteks, ma ei tea, Marokko tuleb turule, et tahab osta 100 000 tonni toidunisu, mingi kindel kvaliteet, mingi kindel kategooria ja siis me paneme selle hinna ja börsihinna omavahel kokku ja saamegi siis selle hinna, mida me põllumehele saame pakkuda. Mida tähendab toidujulgeolek konkreetselt Eesti tarbija jaoks ja kuidas tavaline inimene nagu mina või sina saaksid sellele kaasa aidata? Mina ütlen, et number 1 on ikkagi eelistada eestimaist, et juba seesama eestimaise toodangu eelistamine, käia turu peal, osta neid eestimaised köögiviljakasutajate toodangut, kaupa, sest neil on täna tõesti see kogukond jääb juba niivõrd väikseks, et tootjad pole enam väga palju, nii et lihtsalt eelistada eestimaist on nagu number 1, et hoida need tootjad meil siin Eestis, et neil oleks
seesama sihuke nagu nägemus ka ette, et ka järgmine aasta ma jään ellu, ülejärgmine aasta jään ellu, et mul on olemas see kindel tarbija seal taga. Et nad julgeksid investeerida, vastasel juhul tuleb odavam kaup mujalt maailmast, Euroopa Liidust meie poelettidele, mida me oleme ka ju näinud. Jah, et see on võib-olla toidutootmise üks sihuke võib-olla halvem külg, et see toit on meil tõesti hästi universaalne, et õun on samasugune õun ka Poolas, sealiha on samasugune sealiha ka mujal riikides siin Euroopas, nii et kui kuskilt keegi teeb seda soodsamalt ja see tuuakse siia Eestisse, siis ütleme lihaleiti ees, kui ostjal on valik, et kas siis võtta nüüd seda odavamat Poola päritolu liha või siis Eesti liha, siis võiks eelistada ikkagi eestimaist. Nii et tegelikult Eesti inimestena peaksime me olema valmis Eesti toidujulgeoleku säilitamiseks maksma Eesti põllumehele, Eesti toidutootjale väikest preemiumi selleks, et sektor kui selline säiliks. Jah, sest et kui me nüüd mõtleme ikkagi pikemalt ette ja me tulebki see tõsine kriis ja selleks ajaks sul on väga palju tootjad Eestis, toidutootjad ära lõpetanud oma tegevuse, siis on küll tõsine mure. Kui Eesti põllumees vaatab praegu ette 26. aastasse, siis mida näitavad järgmise aasta prognoosid viljasaagi osas? Viljasaaki me oleme siin üritanud prognoosida siin iga aasta, aga kunagi väga hästi täkkesse ei lähe, sest et meil on need ilmamõjurid on ikkagi niivõrd suured, et me kunagi ette ei tea täpselt, milline saak tuleb. Taliviljad on külvatud, kevadel oleme targemad, millised need jälle välja näevad. Aga kui nüüd mõelda ette sellele, et milline on näiteks majanduslik väljavaade aastasse 2026 teravilja poole pealt, siis see on ikkagi pigem üsna kehva, sest et ega need turuhinnad ka järgmiseks aastaks ei ole praegu kõige paremad, aga seal tuleb ka arvestada seda, et ütleme, viljakoristus maailmas käib kogu aeg. Kui meie lõpetame, siis alustab lõunapoolkera kõik, Lõuna-Ameerika, Austraalia, et kui ikkagi mingites riikides on niisugused tagasilöök, on see koristuses, kvaliteedis, saagi mahus, siis ega need turud on üsna kiired ka reageerima ja hinnad võivad muutuda ikkagi nädalaga väga palju ülespoole. Aga Martin, kui me globaalselt vaatame, siis millised sinu hinnangul on peamised riskid, mis võiksid lähiaastatel mõjutada toiduhindasid ja varustatust siin Eestis? Varustatus siin Eestis, ma arvan, et ongi see kogu see taimekasutuse ökonoomika ja üldse see põllumajandussektori tegevus. Seda kasumlikkus seal täna kuidagi välja joonistada on väga-väga raske. Et ma lihtsalt väga loodan, et meil on nii pangatugi olemas kui ka igasugused muud, siin on need riiklikud toetused, et meil on kõik see tugi olemas selleks, et meil tootjad jätkaksid. Sest et kui meil kriis on käes ja tootjad ei ole, see on see kõige hullem olukord, kus me võime sattuda. Aga kui nüüd hüpoteetiliselt, loodame, et seda mitte kunagi ei juhtu, peaks tulema hetk, et Eesti satub tõsisesse kriisi, mis mõjutab ka meie toiduga varustatust, siis sinu hinnangul oleme me selleks valmis? Kui ma täna ütlen, siis jaa, me oleme valmis selleks, sest et meil on ise varustatuse tase, meil on ju kala, vilja, piimaga on meil väga-väga hea. Okei, on ka kehvemaid pooli, nagu lihaga oleme seal piiri peal ja mõned teiste asjadega, köögivilja poolega oleme ka alla lati, aga need siuksed päris head põhikomponendid on meil tegelikult täna käes olemas. Kui turvaliselt tunnevad ennast täna Eesti põllumehed ise? Põllumajandusringkondades räägitakse palju, et suurema saagi tootmine ei tähenda automaatselt ka suuremat kasumit. Kuidas leida siis põllumajandusettevõtetes tasakaal maksimaalse saagikuse ja optimaalse majandusliku tulemuse hinna vahel? Väga hea küsimus, väga keeruline vastata. Ütleme niimoodi, et ega kõrge saaginumber ei tähendagi alati kasumlikkust. See on selge, sest et kõrgema saagi jaoks oled sa suure tõenäosusega kulutanud ka natuke rohkem raha. Et ikkagi, kui sa tahad suuremat saaki, sa pead seda taime rohkem toitma, et see lihtsalt on nii. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et kuidas seda tasakaalu saavutada, on ikkagi, minu arvates on siin võtmeküsimus on niisugune pikaaegne plaan. Et sa oledki stabiilselt teedki oma plaani, mis võiks olla siis võimalikult kuluefektiivne ühe külje pealt, sest et sa kunagi ei tea, sa võid panustada näiteks väga kõrgest saaki, aga ilm jääb alt ja sa ei saagi seda saaginumbrit kätte, siis sa oled tegelikult üle maksnud. Et siuke pikaaegne plaan, teha seda stabiilselt, teha seda võimalikult kuluefektiivselt ja muidugi keskkonda säästvalt. Taimekasvatuse ühe kaasaegse tööriista täppisviljeluse tehnoloogiatesse investeerimine on väga kapitalimahukas. Martin, milliste näitajate põhjal võib hinnata nende investeeringute tasuvust ja millal saabub sinu hinnangul investeeringute tasuvuspunkt, millal nad on end tasa teeninud? Ütleme niimoodi, et kõige lihtsam indikaator tasuvusest on see,
kui see tehtud investeering säästab sul teise külje pealt kulusid. Et see kulude sääst peab tulema sinna ikkagi vastu, sest et muidu sa ei suuda seda kallist tehnikat kuidagi kinni maksta. Et on see siis mingisugune tehnoloogiline muutus, et tootja läheb üle otsekülje peale näiteks, mis on palju kiirem tegevus, aga see külvik on kallim. Aga jällegi sa saad teha ära oma tööd lühema ajaaknaga. Et aeg on ka põllumajandus väga oluline faktor, et meil on kinned ajaaknad, et mingi konkreetne töö ära teha ja kui ma suudan selle investeeringuga selle konkreetses ajaaknas ära teha, siis see tähendab mulle ikkagi suuremat efektiivsust ja saagi võitu. Kriisivalmisoleku kontekstis kasutatakse või seotakse sellega sageli ka terminid nagu kliimamuutused, keskkonna jalajälg. Kuidas leida tasakaal keskkonnasäästlikkuse ja majandusliku tasuvuse vahel? Siin ma tahaks küll öelda, et Eesti põllumehed on ikkagi valdavalt üsna keskkonnateadlikud inimesed, sest et nad tegutsevad selles konkreetses piirkonnas, on see Kagu-Eesti, on see mis iganes muu koht, Põhja-Eestid, Lääne-Eestid, et nad on selles asulaga seotud, nad ei saa oma maad kaasa võtta ja oma tootmised kuskil ära viia. Et ka nende huvi on see, et see keskkond seal püsiks täpselt sellisena, nagu ta on, mitte seda teha kuidagi kehvemaks, et see joogivesi oleks kvaliteetne, sest neil oma töötajad on päris palju võib-olla samast piirkonnast pärit. Et see keskkonnateadlikkus, ma arvan, põllumeeste seas on täna kõrgem kui ei kunagi varem. Ja kuidas seda nagu tasakaalu panna on, ma arvan, et see on isegi üsna lihtne, sest et täna need täppisviljeluse meetodid on andnud võimaluse väetada täpselt seal, kus seda on vaja teha, mitte üle väetada, ala väetada, vaid teha täpselt seal, kus seda on vaja teha. Nii et on see seal mingid muud näiteks luppemistööd, mida saab teha täpselt mullakaardile vastavalt. Et seal on neid nuansse nagu täna tekkinud niivõrd palju, et see tasakaal justkui minu meelest on tekkimas iseenesest. Kuigi kõikide keskkonnanõuete selline väga punktuaalne jälgimine teeb ju sageli tootmise kallimaks. Ta pigem tekitab tuska, sest et sellega kaasneb väga palju bürokraatiat. Et see on pigem nagu see suurem murekoht. Et mitte, et põllumehed ei tahaks teha mingisuguseid nõudeid seal kaasa minna, aga sellega kaasneb tohutu bürokraatia, kontrollid, mis omakorda tekitavad tohutut stressi isegi ütleks kõige selle muu kõrval, et sa pead seal oma tootmist igapäevaselt suutma hoidma töös. Sul on võib-olla meeleolu kehva, kui see pole väga kasumlik ja siis tuleb veel mingi bürokraatlik jant ka sinna otsa veel, siis mõnikord võib olla väga raske. No meie majanduses laiemalt on sel aastal palju kõneletud bürokraatia vähendamise vajalikkusest, kuna see pidurdab selgelt Eesti majanduse arengut. Kas põllumajanduses on ka mingisuguseid sarnaseid samme ette võetud või kavatsetakse? Kõrvalt kuulates vaadates pigem läheb asi tulemaks. Kahjuks, et on küll jah, mingisuguseid IT-süsteeme on riiklikul tasemel ühtsemaks tehtud, et ühekordne andmesisestus tähendabki seda, et sul ongi see data olemas kõikides vajalikes andmebaasides, aga pigem tundub, et see kontroll läheb ikkagi isegi natukene rangemaks. Ja Martin, lõpetuseks sinu ja Baltic Agro seisukohalt, milline võiks olla Eesti toidujulgeoleku tulevikuvisioon, selline suur plaan, mida sageli üle kasutatakse ja üle ekspluateeritakse? Ega siin mingit suurt grandplaani on isegi raske teha, aga ma arvan, et see võtmeküsimus on hajutatus, et meil on tootjad olemas üle Eesti, igas maanurgas on olemas tootja, et kui sul see kriisiolukord tekib, siis see tootja saab seda kohaliku piirkonda nii-öelda üleval pidada ja üleval hoida. Et ma arvan, et see võtmesõna ongi see hajutatus, et meil ongi seal piimafarm seal igal pool mõistlikus asukohas, on see mingi veisekasvataja, on see teraviljakasvataja, et on see võib-olla mingi väiksem ümbertöötleja, kes väärindab näiteks jahu seal mingit viisi ära, võib-olla piima mingit viisi väärindab ära. Et selline hajutatus on see, mis annab kindlasti meile suurema kindlustunde. Ja sina oled veendunud, et kui me kohtume sinuga Baltic Agro 40 juubeli podcastist, siis me saame endiselt rääkida elujõulisest Eesti põllumajandusest. Ja kahtlemata, sest et vajadus toidu järgi ei kao mitte kunagi mitte kuskile. Aitäh, Martin Maantee Baltic Agrost nende põhjalike selgituste ja analüüsi eest. Suur tänu. Nüüd teeme väikese pausi, kuid kuulajad-vaatajad saavad igapäevaselt põllul toimetavate inimeste arvamusest teada, kui raske või kerge on tänapäeval vastutada meie toidulaua eest. Seejärel jätkame saate teise osaga, kus me hakkame rääkima kodumaise Eesti toiduainete väärindamisest. Andrus Jõemaa on näiteks üks tüüpiline, pika kogemusega põllumees, kel on Baltic Agroga täiesti isiklik ja lähedane suhe. Meie ettevõte kasvatab keskeltläbi 1300 hektaril erinevaid teravilja, rapsi, kaunvilju, hernesuba. Minul on ta rohkem nii töö kui hobi. Ta meeldib mulle see põllupidamine.
ma arvan, see oli üks aasta 2005-2006, kui me selle põllupidamist hakkasime laiendama, siis sellest aasta oleme ka Baltic Agroga suht tihedalt koostööd teinud. Ja nõustamist oleme saanud praktiliselt samast ajast saati. Täna on mul tütar kõrval, kes on Baltic Agros tööl ja nõustab mind. Kui isa peab põldu, pole ka ime, et tütar sammud samasse suunda seab. Minu töö sisu on leida nii-öelda koostöös põllumehega tema põldudele kõige paremad lahendused. Mina näen ju väga palju ka seda, mis nii-öelda mujal põldudel põllumehed teevad ja näen, mis võib-olla toimib, mis ei toimi, et koos üritame siis lahenduse leida. Kindlasti väga suure osa oma teadmistest ma olengi ju saanud põllumeeste käest, et läbi põllumeeste kogemuse, et ega põllumajandus on selline valdkond, mida sa ei õpi lihtsalt raamatust selgeks. Iga aasta on erinev, kõik tingimused on erinevad, milles nii-öelda põllumehed töötavad ja näen ka, mida nemad oma põldudel katsetavad, mis toimib, mis ei toimi. Aga kas vanad kalad ka noore õpetatud neiu juttu kuulda võtavad? Ega see algus väga lihtne ei olnud tegelikult, et eks mõnes mõttes noor inimene pead ikka ennast natuke kehtestama põllumeeste ette minnes. Aga ajaga on selline usaldus tekkinud minu ja põllumeeste vahel ja ikka tahetakse nõu küsida ja kutsutakse põllule. Ma arvan, et oma tütre koostöö tegemine ei ole eriti keeruline. Lihtsalt ma arvan, et täna tema teadmised on tõenäoliselt rohkem üle kui minu praktika juba. Isa ikka aeg-ajalt helistab ja küsib nõu. Ma ütleks, et tema vist helistab kõige rohkem mulle. Kasutab võimalust. Et üldiselt ta ikka küsib ja kuulab ka ja paljudele probleemidele leiame koos lahendused. Temal on ikkagi mitukümmend aastat kogemus selja taga, et ikkagi sellise kogemuste pagasi vastu mina ei saa. Siis oskab isa kindlasti pakkuda, kuhu Eesti põllumajandus tulevikus omadega tüürib. Eesti põllumajandus tõenäoliselt lähima 10 aasta jooksul läheb üle ikkagi täppispõllumajandusele. Rohkem tekib ökoloogilist ja vaatevälja. Eesti põllumees ikkagi ma näen, et teeb erinevaid neid töid koostöös keskkonnaga. Et selles mõttes ikkagi arvestatakse ja kõik pritsimised tehakse vajaduspõhiselt, et lihtsalt igaks juhuks keegi põllule pritsima ei lähe. Sest ega see taimekaitse ei ole ka odav. Kindlasti tahame edasi areneda, kindlasti tahaks seda, et me suudame rohkem veel väärindada Eestis kasvatatud toorainet, täpselt samamoodi, nagu me teeme täna selles kanolas rapsiga. Nii et meie näeme oma rolli kindlasti põllumeeste abistajana ja lahenduste pakkujana. Tere tulemast meie tänase podcasti teise ossa. Minuga on stuudios Scanola müügidirektor Alo Süvari ja Eesti Toiduliidu juht Sirje Potissepp, et rääkida Eestis kasvatatud toidu väärindamisest. Tere teile! Ja tere päevast! Tere Mart! Sirje, alustame võib-olla kõigepealt põhimõistetest. Mida tähendab toidu väärindamine ja miks Eesti jaoks oluline on? No, toidu väärindamine tähendab eelkõige seda, et meile valmistatakse toit, mis on nii-öelda kohe söömiskõlblik. Et toidu väärindamisega tegelevad tõesti toidutöötlejad, et kui me võtame põllumajandus nii-öelda toote tarneahela, siis kõigepealt ongi toorainetootjad, et meil oleks toorainet, et meil oleks kvaliteetset toorainet. Siis on meil toidutöötlejad, kes siis sellest kvaliteetsest toorainest teevad kvaliteetsed tooted. Siis on meil jaekaubandus, kes siis või mingi muu müügikoht, Horeka täpselt samamoodi, kuhu siis neid tooteid turustatakse ja siis oleme meie kui tarbijad. Nii et selles võtmes on hästi lihtne, et me oleme väga seotud põllumajandustootjatega, me oleme väga seotud toorainega ja minu meelest Eestis on selles võtmes nagu kõik väga hästi, et meil on oma toorainet. Kohati küll jääb puudu, aga meil on kindlasti väga palju tublisid toidutöötlejaid. Alo, Scanola on hea näide toidu väärindamisest. Palun tutvusta lühidalt, millega Scanola tegeleb ja kuidas te Eesti põllumajandussaadusi väärindate? Jaa, Scanola Baltic on Painkülas asuv rapsitöötlemistehas. Toodame toiduõli, ilmselgelt siis toiduõli on inimtoiduks ja rapsikooki loomasöödaks. Kasutame 140 000 tonni rapsi aastas, mis on siis
Eesti sellisest normaalsest rapsisaagist 1/3 võib-olla, vähemalt 2/3, et see kohapealne töötlemine tähendab siis väiksemaid transpordikulusid, mis tähendab teisisõnu ka seda, et natukene saab põllumeestele rohkem raha maksta kui kuskilt kaugelt tuues. Sirje, milline on Eesti toidutööstuse hetkeolukord? Kui hästi me oleme suutnud oma põllumajandussaadusi väärindada? No kindlasti me oleme väga hästi sellega hakkama saanud ja saame ka, ma loodan, et edaspidi väga hästi hakkama, aga alo on ju meil tagasihoidlik, et minu teada Scanola ja on ikkagi Baltikumi üks innovatiivsemaid ja vägevamaid rapsitehaseid, nii et olgu see ka siin nüüd siis öeldud. Alole lisaks veel, et kindlasti oleme hästi hakkama saanud ja kui vaadata veel seda poolt, mis on Eesti ettevõtetele ka väga tubli saavutus, on eksport. Ehk et meie ettevõtted ja toidutöötlejad ja just nimelt suuremad ja keskmised, aga ka mõned tublid väiksemad, ekspordivad ikkagi 35% ja rohkem juba nüüd kogu toodangust. Et see on väga hea saavutus, kuigi Eestile ju teatavasti heidetakse ette, pool nii naljaga öeldes heidetakse ette, tuuakse välja seda, et Eesti ekspordib ka liialt palju toorainet, ehk et näiteks toorpiima ja teravilja täpselt samamoodi, et mida me võiksime võib-olla siin rohkem väärindada, selle väärindamise raha jätta Eestisse, eks ju, ja siis seda välja müüa. Aga on tublid nii ühed kui teised, nii et me liigume seda teed pidi, et jällegi rohkem oma toorainet väärindada. Alo, mis Scanola puhul ekspordi osakaal on? No kui me räägime nagu müügist Eestist välja, siis sõna otseses mõttes, siis võiks olla selline 70%. Wow. Ehk et, aga me ise nagu vaatame seda koduturgusid nagu laiemalt, meie jaoks on 3 Balti riiki ja Soome on koduturud ja nii-öelda siis see eksport on sealt väljapoole. Aga jah. Ja kogu toidutööstus annab ikkagi väga palju töökohti, ligi 15 000 inimest ainuüksi töötlemissektoris. Ekspordi osas koos põllumajandustoodetega üle 10% Eesti kogu ekspordist. Need on ikkagi kõnekad arvud, mis riikiga ja riigieelarvet ka aitavad väga olulisel määral täita, mis on praegu ülioluline. Alo, millised on peamised väljakutsed, millega Scanola ja teised Eesti toidutöötlejad silmitsi seisavad? Eks see peamine väljakutse on, ütleme, meie jaoks Eesti turu väiksus. Ehk et me peame selleks, et olla konkurentsivõimelised, konkurentsivõime on see peamine väljakutse. Selleks, et olla konkurentsivõimelised, me peame olema efektiivsed. Mis enamasti tähendab seda, et sul peab olema korralik maht taga ja see ongi siis see väljakutse. Ehk et ütleme, Eesti toidutööstuste väljakutse on eksport. Et me peame seda viima Eestist välja, sest et muidu me nagu konkurentsivõimelist hinnataset saavutada aga kuidagi ei suuda. Sirje, kuidas mõjutavad meid siin globaalsed trendid, olgu selleks kliimateemad või taimsete alternatiivide populaarsuse kasv? No kindlasti mõjutavad, kliimateemad otseselt mõjutavad. Me näeme juba seda, kuidas üle maailma on, kord on põuad, kord on üleujutused. See mõjutab otseselt tooraine kättesaadavust, tooraine saagikust, mida iganes. Taimsete alternatiivide puhul on ju see lugu, et tarbijad peavad neid taimseid alternatiive tahtma ka tarbida. Et praegu ma Eestis nagu väga sellist omavahel öeldes väga suurt buumi ei näe. Et ikkagi pigem vähem, aga paremini on võib-olla need märgusõnad ja eriti praegu. Et kui vaadata jällegi kogu sektorit, siis väljakutseid jagub ju meil väga palju. Et meil polegi muud olnud kui viimased 5 aastat üks väga suur väljakutse. Ja kõige suurem väljakutse siin täna ja praegu on inflatsioon ja toiduainete kõrged hinnad, mis on mõjutanud meie ettevõtete tulemusi päris olulisel määral. Ja muidugi kõik see konkurentsivõime pakett, et kuhu lähevad siis elektrihinnad, mis on kohati meil 4-5 korda kõrgemad kui näiteks Soomes. Kütused, kõik võimalikud aktsiisid, maksutõusud, mida on välja toodud. Et loomulikult see on mõjutanud meie sektorit väga suurel määral, sest kõik kulud koonduvad proportsionaalselt suures osas toidusektorisse. Ehk et näiteks, kui inimene maksab ära 200 € automaksu, siis selle 200 € eest ostab ta täna vähem toitu või siis odavamat toitu. Et nii on.
kui me nüüd korraks, Alo, tuleksime tagasi nende taimsete alternatiivide juurde, siis sinule kui praktikule on ilmselt see teema ka tuttav. Olen siin kuulnud, et te omavahel viskate kildu no chicken, no beef. Ja ütleme, meie omanikud on võtnud suuna sinna poole, et laiendada seda taimsete alternatiivide ja taimse valgu väärindamist. Tõsi, see ei toimu neil Eestis, et täna on see tegevus toimub Taanis. Selles mõttes ma olen Sirjega nõus, et see nii-öelda hurraa optimism sellel teemal ja see esimene laine on nii-öelda üle läinud. Täna võetakse nagu rahulikumalt ja meie oleme ka nagu mõelnud, selles mõttes meil ju tekib ikkagi 80 000 tonni rapsikooki, mis täna läheb loomasöödaks, et kas äkki seda oleks võimalik kuidagi väärindada. Aga jah, ütleme, hetkel ei ole meil nagu sellist sobivat ja mõistlikku väljundit tegelikult me pole leidnud. Sa tahtsid täiendada? Ja, ma tahtsin selles võtmes täiendada, et alternatiivid annavad ju lisavõimalusi ettevõtetele. Nii tootearenduses annavad tegelikult lisavõimalusi teatud turuosa võtta ja Alo tõi välja, kuna me just tulime Aloga koos, peaaegu vist ühe lennukiga, Anuga messilt, mis on siis üks suurimaid toidumesse, nad ise ütlevad, nad ongi kõige suurem toidumess vähemasti Euroopas ja seal on kindlasti üks märgusõna, tuleviku märgusõna olid see sama jääkide väärindamine, mis jäi silma, et ikkagi see ringmajandus, nii-öelda null jäätmetega tootmine ja meil on ju ka väga häid alternatiive, juba taimsed alternatiive nii piimatoodetes kui lihatoodetes. Tõsi, on ka see, et nad ei ole veel äärmiselt populaarsed, aga see tähendab seda, et meie ettevõtted on valmis ja meie ettevõtted on pigem nagu pool sammu ees, et me ei pea maha jääma, sest turg ei salli tühja kohta. Kui meie omad ei tooda, siis lihtsalt tuuakse import sisse ja et selles suhtes on ikkagi väga õiged mõtted ka Alo poolt, et kogu tootmisprotsessi nii-öelda jääki veel omakorda väärindada ja see ka maha müüa ja raha teenida. Kui avatud või lahtised meie toidutootjad, toiduainete väärindajad üldse uute ideede, innovatsioonide vastuvõtmisel on? No mina võin seda öelda, et väga avatud, et idee leidmine on ju kõige raskem protsess üldse. Teostajaid on alati. Et meie oleme siin juures võib-olla mitte kõige parem näide, aga muidu tuleb igasugust imet toodetakse ja võtad, vaatad ja imestad, et selles mõttes ei saa küll midagi ette heita, ka neid samu taimsest valgust toodetud tooteid on ju meil tegelikult väga hea, väga häid, päris laias valikus. Tõsi, eks nad seal poeletil siis vahetuvad, aga et tegelikult ka päris häid on, nii et julgustan kindlasti kõiki proovima. Ja ettevõtete koostöö muuses on ka jälle üks märgusõna, mida praegu me näeme ja see ei ole ainult taimsete alternatiivide puhul, et ikkagi 2 tugevat kaubamärki panevad ennast kokku. No mis mul meelde tuleb? Tuleb kohe Kalevipoja jäätis tuleb millegi pärast meelde, täna on suht ilus ja soe ilm veel. Et selliseid näiteid on järjest rohkem ja täna hommikul näiteks mul oli päris pikk kõne ühe Eesti väike ettevõttega ehk et Vinkimoniga ja natukene läheb sinna teie teravilja kasvatamise poole ka, et näiteks musta küüslauguga leib. Väike ettevõtted, meeletult ideid ja idee on just see, mida kõik käivad otsimas on. Miks me käime toidumessidel vaatamas? Ikka, et leida uusi ideid ja teha see Eestis ja paremini. Kui palju teadust kaasatakse täna Eesti toidutootmisse, toidu väärindamisse? Ikka kaasatakse ja eks nad on just eriti, mis puudutab nüüd neid samu taimseid alternatiive, siis seal on TFTAC, BioCC on, ma pakuks, et suures osas nendes arendustes ikkagi ühel või teisel kombel sees ja teisest küljest ka suurematel toidutootjatel on enda arendustiimides ja laborites piisavalt jõudu, et seda ka ise teha, et ja mina võin lisada, et väga meie sektoris on jälle päris head võimalused, ehk et lisaks siis TFTAC-ile, BioCC-le, mida kõik ja keda kõik teavad, on meil Tallinna Ülikool, on meil TalTech ja tegelikult on ka Olustveres võimalus teha selliseid väikesi katsepartiisid.
et võimalusi on, et mida ma praegu pigem nagu ise näen, et tootearenduses tehakse järjest kindlama peale minnakse välja, et enam sellist meeletut tootearendust ei ole ka ei liha ega piimas just nimelt, et viimased 5 aastat ei ole olnud kerged, et pigem nagu timmitakse need mõtted ja uued ideed ja uued tooted nii välja, et ikkagi ostjaskond oleks võimalikult suur, võimalikult keskmisele nii-öelda tarbijale ja enam sellist katsetamist, mida varasemalt võib-olla saidki lubada endale rohkem vast keskmised ja suured ettevõtted, et kui ei tulnud välja, toote eluiga ju järjest on läinud lühemaks. Aga nüüd ma näen kuidagi seda tendentsi, et tooted on pigem juurde tagasi ja siis kõik sellised uuendused, et 2 täiesti endale vastandlikku tendentsi on toidutööstus. Eks need kõik on saanud õhinapõhiselt alguse, eks ole, ja nüüd on siis reaalsus on sisse löönud ja täna siis keskendutakse pigem nendele toodetele, mida on võimalik skaleerida ehk et kus on võimalik tootmist, suuremahuline tootmine ja mis sobib mitmetele turgudele ja paljudele inimestele. Sirje, Toiduliit esindab Eesti toidutootjaid. Millised on sinu juhitava organisatsiooni peamised prioriteedid järgmisteks aastateks, et toetada Eesti toidu väärindamist? No kindlasti kogu seadusandlus, mis puudutab meie valdkonda on Toiduliidus ja isiklikult minu peal. Ja siin ma näen küll ainult sellist kasvu. Ehk et iga seaduseelnõu või iga suurem nagu selline katusseaduseelnõu toob kaasa endaga lugematul hulgal ja see algab Brüsselist peale. Tavaliselt toob kaasa endale lugematul hulgal juba teisi, kas siis direktiivi või määrusi. See on kindlasti väga oluline, et üldse meie ettevõtted vahel tekib küll selline tunne, et kes need kokku kirjutab, et kas ta nagu ise kujutab ette, et ta nende järgi peaks elama või üks tootja peaks nende järgi eeskirjade järgi siis saama toota. Ehk et seaduseelnõud vajavad tohutut tähelepanu ja järjest selles võtmes lähevad nad raskemaks, et teemad on nii-öelda ei ole nii tuttavad, ehk et kogu see roheoskuste temaatika kindlasti meie laual koolitused sektori töötajatele samamoodi, roheoskused, no õpime elust, ega siis kus meil need roheoskustega inimesed tulevad, nemad ju ka alles õpivad, eks kõigepealt on meil vaja teadlasi, siis on meil vaja õppejõude, kes seda räägivad ja siis on meil vaja ka inimesi, kes kõike seda oskavad teha. Kindlasti on meie laual ka eksport ja ekspordi toetamine, et ekspordi toetamine on juba selles võtmes väga oluline, et tõepoolest ta toob riiki raha sisse, aga ta on ettevõtetele vajalik juba sellepärast, et Eesti turg on nii väike, alguses rääkisime sellest, mida rohkem tükke, mida rohkem tonne, mida rohkem kilogramme, seda väiksem ühiku hind ja seda väiksem on hinnasurve ka koduturul nendel toodetel. Just, et see on hästi oluline praegu just rõhutada, et ja meil on suhteliselt, ma julgen jälle öelda, suhteliselt hästi, aga minu sõnum võib-olla riigi poole ja Eesti ja regionaalministeeriumi poole on see, et leidke rohkem võimalusi. Esimene asi, mida jälle küsitlus näitas, on ühistendid, kõik võimalikud messid, kus meie inimesed ja meie ettevõtted saavad kontakte. Ja need kontaktid töötavad, ja need kontaktid tuuakse lepingute näol koju tagasi ja lõpuks inimesed saavad tööd, riigieelarve saab raha ja majandus kasvab. Alo, milline oleks sinu sõnum riigile? Mida riik võiks teha? Millised sammud astuda, et meie Eesti toidu väärindamist toetada? Vähem igasuguseid bürokraat ja tõkkeid välja mõelda. Seda uut asja viskab praegu nii palju peale, et kui me peaksime sellest ilma Toiduliiduta läbi närima, siis see oleks tegelikult päris keeruline. Et see on üks asi ja teine asi, täpselt nagu Sirje ütles, eksport, sest et see eksport on mitte ainult riiki raha sisse toomine, vaid see ka võimaldab meil Eestis toiduhindasid hoida paremal tasemel ja ütleme konkurentsivõimelisemal tasemel. Me ju põhimõtteliselt anname endale sellest aru, et tarbijad on patriotismi eest või ütleme nõus ja võimelised maksma mitte väga palju. Ehk et võib-olla natukene, aga ütleme niimoodi, et me tegelikult ju seda võib-olla ei tahagi. Me tahame seda, et nad lihtsalt valiksid meie tooteid, mis on konkurentsivõimeliselt hinnastatud ja selleks, et me sinna jõuaksime, peame me kuskilt selle mahu ja efektiivsuse saavutama. Esmajoones eksport, kõikvõimalikud uste avamised välisturgudel, kõikvõimalikud messitoetused, siis dokumentatsiooni korda ajamine, et oleks võimalik kaugematele turgudele
eksportida, see on eriti loomse tooraine puhul ilmselt suure kaaluga, et selliseid asju. Kui kaugele te näiteks muuseas täna müüte? Huvitav. No, meie turu, mis nüüd puudutab rapsiõli, siis kõige kaugem koht, kus me teda täna viime, on Jaapan. Wow. Sirje, kuidas globaalsed suured muutujad, kliimamuutused, geopoliitilised pinged, kuidas need Eesti toiduainete tööstust mõjutavad? No mõjutavad ikkagi otseselt, kui me räägime natukene kliimamuutustest me rääkisime, tõepoolest me näeme seda, et kliima on muutunud ja muutumas ja ilmselt need muutused on edasi, ehk et kõikvõimalikud põuad, üleujutused, mis iganes, mis mõjutab toorainete kasvatamist ja läbi selle siis toorainete saagikust ja saagikus, kui jääb väiksemaks, siis loomulikult hinnad tõusevad ja nii edasi. Et see on teada, just tuli ju eile räägiti väga pikalt, ma nägin uudistes kakaoubade hinnatõusust näiteks. Ise me ei kasvata seda ja siis rahvas on pahane Kalevi peale, on, et šokolaadi hind on tohutult kallis, aga nii ta on. Mis puudutab geopoliitilist olukorda, no otseselt mõjutab jällegi, et kas läbi ekspordiriikide, kust võivad tulla tagasi löögid, eks kui vahepeal siin Ameerika president paugutas oma kõikvõimalike tollidega, loomulikult, et see mõjutab ja kui vaatame Euroopa Liidu suurt pilti, siis kõigepealt see mõjutab Euroopa Liidu suuri riike ja siis need mõjud jõuavad ka meie ettevõteteni ja öeldakse, et väikeriigid tavaliselt sellistest nagu kunstlikest tõketest kaotavad nii-öelda kõige rohkem. Et otseselt mõjutab ja kogu see, kas või täna ma vaatan siseturul, et me oleme väga huvitavas olukorras, kus me ei ole varem olnud, et inimestel nagu ühtpidi raha on. Aga teistpidi inimesed säästavad ja nad lihtsalt ei tarbi. Ehk et esimene asi, mida valitsus, ka minu käest ju küsitakse kogu aeg, mida valitsus teeb, see on hea point, et ärgu segagu, aga see on juba tehtud. Ehk et meid on juba nii palju maksustatud, et meie konkurentsivõime nii siseturul kui välisturgudel on saanud ikka tugeva löögi. Ja miks importtooteid järjest rohkem ka kaubandusketid sisse toovad, ongi sellepärast, et Eesti toit on kallis. Samas ma tahan selle müüdi ka natukene ikkagi maha võtta, et kui Eesti tooted on kampaania hinnaga, on Eesti tooted täiesti konkurentsivõimelised. Et kui me ise nagu võimendame veel, ehk et kaubandusketid võimendavad veel seda importtoodete nii-öelda osakaalu, on ju, lükates mul ei olegi valida võimalik, kui Eesti toodet poes ei ole, siis ma ei saagi valida Eesti toodet. Ja meil on ju neid kette, kes kuuluvad nüüd mitte Eesti omanikele, see on, nende puhul on see kohe näha väga selgelt. Et siis nii ongi, et ühel hetkel me ei räägi ka enam Eesti toidujulgeolekust. Sellepärast, et järjest vähemaks jääb müügikohti, siis osad ettevõtted kindlasti lõpetavad ja nad ei näe nagu mõtet. Aga importtooteid ostes me toetame teiste riikide majandust, teiste riikide ettevõtteid, mis on kahtlemata üllas tegu, aga võib-olla praeguses olukorras mitte kõige parem. Et üks meie põhiideedest ja põhitegevustest on kindlasti Eesti toidu promo. Ma tahtsin siia lisada seda, et see Ühendriikide tänane kaubanduspoliitika mõjutab toiduhindasid, mis nüüd just puudutab, ütleme, maailmaturu hindasid nii-öelda olulisemal määral kui fundamentaalid. Ehk et üks Donald Trumpi säuts võib seda turuhinda mõjutada rohkem kui põud või üleujutus või mingi muu asi. Et selles mõttes on see nagu tänasel päeval on ikkagi asi päris keeruline. Ja seakatku näide on ju ka, ma kohe toon selle, et mis mõjutab üks ja alates söödast kuni toodeteni välja. Et lihtsalt tulebki sul sellised, jällegi üks globaalsetest võib-olla märksõnadest ongi see sama taudid, mis liiguvad, sest me ise käime ringi, me ise toome kõikvõimalikud bakterid ja viirused. See on ju minutite küsimus, kui nad jõuavad ka Eestisse läbi kas või meie enda reisimist, eks ole. Tõstame nüüd, kui lubate natukene suunurkasid. Sirje, millised on Eesti toidutööstuse edulood? Mida sina sooviksid esile tõsta kui näiteid edukast, väljapaistvast, säravast toidu väärindamisest? Minu meelest neid edulugusid on lihtsalt nii palju, et meil on edulugusid piimasektorist, meil on tohutult edulugusid kalasektorist, lihasektorist, pagaritootjad, kuulge,
vaatasin jälle Anuga messil, sorry, ma ei taha kellegile nagu liiga teha, aga Eesti Pagar oma võimsa stendiga väljas müüb külmutatud pirukaid, eks ole, tooteid ja üle maailma ja müüb väga hästi. Nii et kui sa lähed, siis sul on, mina kohe tunnen, kuidas mul nagu uhke tunne, et mul läheb kohe nagu süda hakkab kohe kiiremini põksuma, et neid edulugusid on tõesti väga palju ja vaatamata kõigele sellele, mis meie järjekordse, me ju kõik teame, et majandus tegelikult käib niimoodi üles-alla, aga viimased 5 aastat, ega me seda ei ole ju keegi ette näinud ja järgmist 5 aastat ei oska. Midagi üldse ette näha. Ei oska ka keegi ette ennustada, nii et ma ei tooks konkreetselt, ma ei tea, kuna Alo on mul kõrval, vabandust, Olivia rapsiõli eksport on üks suur edulugu. Palun tehke järgi, tehke oma vabrik, tootke ja eksportige ja vaadake, kui lihtne see on. Nii et igal juhul minu tänusõnad ja tõesti sügav kummardus läheb ka teie poole. Alo, kui me räägime natukene tarbijatest, kuidas oleks võimalik Eestis suurendada tarbija teadlikkust selles osas, et Eesti toitu on oluline väärindada? Jah, eks me ütleme siin Toiduliit teeb iga aasta ühe kampaania, aga ütleme, et siis Toiduliidu jõud on mõnevõrra nagu ikkagi piiratud selles mõttes, et tegelikult on see sõnum, mida peaks nagu jagama igas võimalikus kanalis, sest et sellisel kohaliku toote eelistamise puhul ikkagi suur osa sellest lisaväärtusest inimeste töö ja kõik jääb siia, et vastasel juhul, kui näiteks see kuskilt sisse tuuakse, siis on see sisuliselt ainult käibemaks, mis meile jääb, eks. Ma arvan, et ega siin mingit lihtsamat ega mingit sellist otselõikamist kuskilt ei olegi, et see ongi pikk töö. Toiduliit on nüüd teinud seda kui mitukümmend aastat? 20. Just. Minuga koos. Ehk et meil on iga-aastane eelista eestimaist kampaania, aga ütleme erialaliidu puhul ikkagi need vahendid on nagu piiratud, et me saame seda teha korra aastas, me proovime olla hästi väljapaistvad sellega, aga ega siin peale tarbija harimise nagu midagi muud teha ei ole, sest nagu ma enne juba ütlesin, et oodata, et keegi puhta patriotismi tuhinas on nõus Eesti toodete eest oluliselt rohkem raha maksma, seda tegelikult ei ole isegi mõistlik oodata. Miks siis on oluline seda teadlikkust Sirje tõsta, et võtta see jutuajamine kokku? Kindlasti on oluline juba sellepärast tõepoolest seda teadlikkust tõsta, et inimestel on 100 muud muret, kui nad lähevad õhtul toidupoodi. Toit on olnud meil kättesaadav, väga kergesti kättesaadav, eks toit on nii palju, ehk et erinevaid tooteid, sul ei ole mitte mingit probleemi, ehk et toitu tavaliselt hakatakse väärtustama rohkem siis, kui mingil põhjusel tekib sellest mingi selline väike vaakum, eks. Meie tundsime seda COVID-i alguses, kui inimesed, tuletage meelde, kogu aeg olid riiulid tühjad, Facebookist anti aga tühjade riiulite piltidega hoogu juurde, et kuulge, ei ole, sul tekib kohe tunne, et ma olen millestki heast ilma jäänud, on ju. Seal oli ka kindlasti Eesti tooteid päris palju. Et kui meil ei ole oma toidutootmist ja kui meil ei ole oma toitu, siis suurte kriiside ajal, millest praegu kõik räägivad, milleks tehakse väga suuri ettevalmistusi igas Euroopa Liidu riigis, siis see on väga oluline, et meil oleks oma toit ja oma toidutootjad, kui tõesti midagi juhtub, siis mida teevad riigid? Et ärme räägime siin solidaarsusest väga. Kõik riigid tõmbavad ja vaatavad, et kõigepealt oma inimesed saaksid toidetud. Aga selleks, et oma inimesed saaksid toidetud, siis me peaksime ja võiksime teha teadlikke valikuid. Ja minul on üks isiklik kiiks küll. Ja ma tahaks näha, et see kunagi ära tehakse. Ongi see, et töötame välja ühe Eesti toidu sellise hea klipi ja hakkame teda sõna otseses mõttes peksma Eesti Rahvusringhäälingu erinevates kanalites ja uskuge, see töötab. Soomlased tegid seda 20 aastat on teinud ja soomlased on ikkagi väga oma riigi toodete usku. Ja olukorras, kus kaubandus järjest võimendab importtoodete osakaalu, ehk et vaikselt nagu suunab tarbijat, eks ju, ja vaikselt kuidagi me ütleme, et Eesti toit ongi kallis, ei ole, vaadake kampaania hindu, täiesti võrdväärsed. Ja minu sõnum on alati olnud, on siin ma ei tea, kohupiim, rapsiõli, mis on toodetud Scanolas või on siin importrapsiõli, siis igal juhul tasub eelistada oma Oliviat, sellepärast et siis Olivia jääb edasi ja toodab edasi ja on alati võtta. Eesti riiki ongi sellise pisikesena, nagu ta on kallis pidada.
ilmselt on oluline, et jõuaks kõikide tarbijateni ka see sõnum, et selleks, et meie toiduainete tööstus, meie põllumajandus, toiduainete väärindamine säiliks, on vaja Eesti toote eest maksta tänu meie turu väiksusele väikest preemiumi. No pigem ma ütleksin, et selline võtmesõna on ikkagi teadlik valik. Et mina soovitan teha teadlikke valikuid, slogan väga hea, soeta eestimaist, toetad eestimaist, mis meil veel vaja on. Ehk et meie sektori käekäik on tegelikult meie kui tarbijate kätes. Nii et mina küll kutsun üles kõiki mõtlema, enne kui ulatada käsi võib-olla, ma ei tea, 20-30 senti odavama toote järgi. No jah, see on nagu asja üks külg, eks teine külg on see, et tuleks ikkagi siis nagu proovida toidutootjate efektiivsust üles poole saada, sest et ega noh. Poolakad jäävad alati efektiivsemaks. Jah, tänu massile ja mahule. Seda võib niimoodi öelda küll jah, ja küllap see ka sedasi on, sest et toidutootmine on ikkagi mahuäri ja kus on suurem turg ja ka suurem toorainebaas, seal on see maht ka suurem. Aga noh, teisest küljest me ikkagi suudame siin Eestis olla konkurentsivõimelised. Meil on siin kohalikke tšempione küll, kes nii Eesti kapitalil kui kohalike ettevõtted väliskapitalil, kes on tegelikult väga edukad ja väga konkurentsivõimelised. Et ei ole mingit põhjust tegelikult kurta ega nukrutseda. Ehk siis rohkem teadlikkust ja eelistagem eestimaist. Aitäh Scanole müügijuht Alo Süvari ja Sirje Potissepp, Eesti Toiduliit selle põhjaliku ja informeeriva vestluse eest. Aitäh teilegi. Aitäh. Tänases Baltic Agro 30. juubeli podcastis rääkisime kahel väga olulisel teemal, toidujulgeolekust ja Eesti toidu väärindamisest. Esimeses osas kuulsime Martin Maanteelt, kuidas toidujulgeolek on muutunud üha olulisemaks teemaks nii globaalselt kui ka Eestis. Saime teada, kuidas viljabörsi hinnad mõjutavad kogu toidu tarneahelat ning milline on Eesti valmisolek potentsiaalseteks kriisideks. Teises saate osas arutasime Alo Süvari ja Sirje Potissepaga Eesti toidu väärindamise osas. Kuulsime, kuidas tooraine töötlemine kõrgema lisandväärtusega toodeteks toetab nii kohalikku majandust kui toidujulgeolekut. Samuti saime ülevaate Eesti toidutööstuse väljakutsetest, edulugudest ja tulevikuperspektiividest. Kõik täna räägitu kinnitab, et toidujulgeolek ja kohaliku toidu väärindamine on omavahel tihedalt seotud teemad ja mõjutavad meid kõiki. Iga tarbija saab oma igapäevaste valikute ja otsustega aidata kaasa tugevama, jätkusuutlikuma ja innovatiivsema toidusüsteemi loomisele. Tänan kõiki meie külalisi ja ka teid, head kuulajad, vaatajad. Loodan, et saade oli informatiivne ja inspireeriv. Kuulake, vaadake meid jälle. Baltic Agro podcast jätkab põnevate teemadega põllumajanduse ja toidu tootmise valdkonnast.